No nii, on hea meel tõdeda, et arutelu on nii intensiivsed, et mitte ei taha lõppeda, mis annab lootust selleks, et me oleme tänase päevaga tõepoolest väga tõhusa töö ära teinud. Mõtteid on palju, mõtteid on koondatud, töögrupid on oma tööd lõpetanud. Ma saan aru, et kõige raskem ülesanne oli prioriteetide paika panemine, mis igaüks ka ilmselt oma kodusest elust teab, et see ongi alati kõige raskem. Selgitada välja, mis on kõige tähtsam, sest neid tähtsaid asju kipub olema palju. Aga meil on kõik võimekad inimesed ja me oleme sellega hakkama saanud. Nüüd ma palun siis selles järjekorras kõikidel töögruppide juhtidel teha siis lühike ülevaade meile kõigile sellest töögrupi kõige tähtsamatest arutelupunktidest. Ma loodan, et te jääte siin kuskil 7 minuti piiresse enam-vähem. Ja kuna meil on ka otseülekanne interneti, siis oleks suur palve, et iga töögrupi juht ütleks ka oma nime, et meil tiitreid ei jookse, et nii professionaalsed televiisorit me veel ei korralda. Siis palun jah, et kes tuleb ettekannet tegema, tutvustab ka ise ennast. Ja ma annaksin sõna siis kõigepealt tulubaasi töögrupile. Andres, palun. Andres Engler, juhtisin tulubaasi töögruppi. Meil oli 5 liiget, väga rahumeelne, sõbralik ja konstruktiivne mõtlemine siis sellel teemal, mis meie ülesandeks oli. Et võib-olla lihtsalt siin tulu korjates hakkas esimesena silma, et täna oleks võinud vetsud ära maksustada ja kõik nii edasi, kus midagi võtta on, aga tegelik olukord on ju see, et kohaliku omavalitsuse seaduse ja Rahandusministeeriumi omavalitsusele ettekirjutuste põhjal ei ole see portfell nüüd liialt suur, millest võiksid omavalitsuse tulud koosneda ja me teame kõige suuremat allikat, mis siin ettekannete puhulgi oli, et on üksikisiku tulumaksu laekumine, on maamaks, meie vallal on ka kaevandustasu, mis on nii-öelda ressursi kulutamise eest. Väiksemaid makse on võimalik reklaamile kehtestada, tänavate sulgemise eest, loomapidamise eest, mingi meelelahutusürituste või midagi sellise maksustamine. Ehk siis mängumaad ei saa väga meelevaldselt ise tekitada. Ja meie seisukohalt on hästi suureks eelduseks ikkagi valla hea ja elaniku ja ettevõtte sõbraliku maine väljatoomine, see kujundamine võib-olla, et käibki kogu aeg ju alati juurde tegevustele, aga seda peaks ka väljapoole kommunikeerima ja siit tulenevalt siis üks, mis kindel kasvuallikas on tulumaksu laekumise suurenemine ehk siis riigieelarve kaudu elanike pealt ja kui meie suudame rääkida sellest kõlaval häälele, et siin on noortel peredel hea elada, kus on hea haridus ja transpordivõrk ja abi valla poolt oma eluaseme sisseseadmisel, ehk siis tegevused, mis kasvataks meie elanike hulka ja see suurendaks siis tulumaksubaasi. Kõik me teame, et see protsent on 11,82 või midagi nii, mis tuleb laekumisena siis
eelarvesse ja siit on siis lihtne ju öelda, et peaaegu et 1 kuupalk meie sissetulekust tuleb valla eelarvesse. Ehk siis häid, tublisi, noori, ettevõtlikke inimesi oma hea elukeskkonna ja hariduse ja kõikide tegevuste sõbraliku vallana oleks siis see, mis peaks esimesena inimesel meelde tulema, kui mõeldakse, kus oma lapsi kasvatada või kuhu ringi kolida. Puudutasime ka maamaksu, siin on paar teed erinevad selle puhul, aga praeguses olukorras on arvamus meie komisjoni poolt, et maamaksu võiks tõsta, aga diferentseerida selle järgi, mis on võimalik kas maa omanik ja mitte vallaelanik või näiteks, ma ei tea, kas maa on vallaga koostöös sõbralikumalt servituudide vahel jagatud või ollakse punnseisus ja slaakbaumiga. Siin head ettepanekut selles osas, mis juriidika tähendab, täna välja käia ei ole, kuna minu teada peab see maks olema proportsionaalne kuidagi seadusest tulenevalt, aga sellised tagasiarvestused või kompenseerimised võiks siis see teine pool olla. Aga märksõna siis on maamaks ja selle kaudu laekumise suurenemine. Me rääkisime pikast rannajoonest ja hulga väärtustest, mis vald looduse poolest ja kultuuri poolest meile siin kätte mänginud on, aga meie ettepanek on ka mehhanismi, ei oska siin kohe käigult välja öelda, võimalik turismimaksu rakendamine, et ta oleks mõistliku suurusega, ehk siis pigem väiksem, et ta ei pärsi meie elu, et kallis tulla siia, mis on ju väga ebameeldiv kõigil, aga turismi, meie teedevõrku, meie heakorda, meie rannajoone koristamist võib-olla selles osas ei tekita koheselt tulu, aga võib-olla vähendab miinust, kui ta laekumine on. Et ka võib-olla miski kaardi ja kultuuri ja sümbolite paberkandjal müümine meie kohalikes ettevõtetes, aga see hind ei oleks mitte paberihind ja mitte trükihind, aga ta oleks kõrgem lisaväärtus, rahaline meie jaoks, mis oleks müüdav asi, millest võiks koostöös nende võimalike ettevõtetega siis laekuda, ma ei tea, mis viisil küll, aga turismi kaudu laekuda raha siis eelarvesse. Hästi aktuaalne on pikka aega juba olnud ja jätkuvalt aina nutikam tegevus on võimalike projektide rahade valda toomine, et ta on küll pigem investeeringu katteks, vähem jooksvate kulude, aga selles orienteerumine pidevalt selle teema sees olles ka osav kirjutaja, nõustaja ka meie MTÜ-dele sellise teema edasi põrgataja, ehk mis ei ole valla ulatus, aga võib-olla on külaseltsi või väiksema kogukonna üritus, et sellele tähelepanu juhtida, et see meede on, et seda võib hagemas käia ja on ka neid, mida me tavaliselt ei pea nagu silma all või vaatluse all, need Innove programmid või Norra rahastused, ka niisugused väiksemad osad, milles oleks vallale vähemasti investeeringu või teatud tegevuste katte
võimalus, aga vald peaks enda jaoks ära määratlema prioriteedid, milles ta igal juhul on osaleja või kaasfinantseerija, kui enamus puhkudel vajab see oma osalust ja seal oleks selge sõnum, et vot need on asjad, millele vald alati kaasa tuleb ja saab kokku leppida selle osaluse leidmisel. Need olid peamised ja nagu ma ütlesin, mängureegleid vähe, jäi ikkagi põhiliselt kõlama see, et me oleme turunduslikult selline, kus ka ettevõtlus leiaks tee, et meist teatakse ja räägitakse ka nendes ringkondades, et investeering Kuusalu valda on alati teretulnud, sest et see mõte, see detailplaneering, see dokumentatsioon menetletakse kiiresti, ma ei ütle, et esmajärgus, aga ei panda investeerijat ja oma rahade toomise otsustajad kuidagi ootusesse või suluseisu või et dialoogi ei ole. Et see toob meie inimestele siis kohapealset tööd, sealt palka, sealt tekib inimeste rikkus ja siit ka kogu valla rikkus, et see kuvand nii elanike kui siis ka äritegevuste jaoks on vaja nähtavaks teha. Et nagu ma ennem ka ütlesin, et pigem ehk ta on, aga me räägime ehk tast vähe. See on meie töögrupi pisikene panus. Aitäh! Tere! Tere! Saame kontakti, aitäh! Mul on täna 2 abilist töögrupist ka ennatlikult juba paigas, aga see on kohe järgmised teemad, mis haakavad teema. Nii, ütlen ette, töögrupp täna väga tõsist tööd tegi, tegelikult me oleme tööd teinud juba nädal aega, kogunud andmeid ja kaardistanud neid ja proovinud ära sõnastada ja lisaks sellele veel protokolli viimane punkt on Tallinn-Lahemaa kergliiklustee projekt. See töögrupp on koos käinud juba aasta, 2 korda kohtunud naabervaldade vallajuhtidega ja 3 korda siis Kuusalu valla kogukondade esindajatega. Nii, algatuseks, meeldetuletuseks, siis Kuusalu vallas on suurusjärgus 360 kilomeetrit teid, piltlikult öeldes see on siis Tallinnast Luhamaa piiripunkti. Sellest 70 kilomeetrit on mustkatet, ligi 300 kilomeetrit siis jääb kruusateid ja kergliiklusteid on kõigest 10 kilomeetrit. Valla teede finantseerimine on olnud lünklik, võiks etteruttavalt öelda aastakümneid alarahastatud, siit ka tõsised probleemid ja tõsised küsimused meie töögrupile. Suurusjärgus on siis 100 000 on tavapärane vallateede investeering olnud ja 200 000 on siis olnud teede hooldus, lumetõrje, kraaviperved ja kõik selline asi. Te kõik olete Kuusalu valla teede kasutajad, te teate, et seda on väga vähe. Nii, protokoll meil sai 5-punktiline, kuigi mu kodutöö nägi natuke teistsugust järjepidevust, aga hakkame pihta. Esimene valutav teema, mis meil lauda tuli ja oli lauas, on niinimetatud Kuusalu valla kogumisteed. Valla üldplaneeringute koosolekutel me nägime maanteeametnike esindajaid, kus nad näitasid oma kavandprojekti, kus nad soovivad Kuusalu vallal
Tallinn-Narva maanteelt alates Jõelähtmes kuni siis Kembani välja teeotsade sulgemist teha. Ja maanteeametnike seisukoht oli umbes selline, mis koorus välja, et nemad kaevavad teeotsa üles ja siis kohalik kogukond vaadaku ise, kuidas saavad koju või tööle. Kindlasti ei ole me sellise lahendusega nõus. Ja ma toon lihtsalt nüüd näiteid, kui jõuliselt ja kui järjepidevalt ja kui tahate ka põikpäiselt peaksid meie vallaametnikud vastavalt teemadel võitlema kogukonna eest Maanteeameti ametnikega. Naabervallad, nende töövõtted on suhteliselt jõulised, kuid edukad. Jõelähtme vald, Haljala vald, Rae, Kose. Te olete neid teid mööda sõitnud, siis te näete, et ka seal on teostatud peamagistraali renoveerimistööd, kuid millele on kaasnenud koheselt kogumisteede ja kergliiklusteede projektid. Ühesõnaga, lahendatakse komplektselt. Ja ma küsisin naabervallavanemalt, et kuidas sa saavutasid sellise asjad. Ja siis ütles, et meie töövõtted olid sellised. Maanteeametnik tuleb oma projektiga valda, kus ta vajab seda kinnitust. Kõik projekteeritavad projektid on kohaliku omavalitsuse territooriumil kinnituslaadi. Ja ta kiitis Maanteeameti projekteerijad, väga head, tublid, te edendate meie kogukonna infrastruktuuri, kuid meil on väiksed kogukondlikud soovid. Siia võiks tulla kogumistee, siia võiks tulla kergliiklustee ja lahendada neid probleeme. Ametnikud ütlesid, et sorry, et meil eurorahastusprojektis ei näe võimalusi selliseid lahendeid koheselt sisse viia. Ja siis lihtsalt öeldi, okei, lepime nüüd nõnda kokku. Kui järgmine valdkonna projekteerimisteema tuleb, siis te teostate need tööd ära. Ja et see jääks lihtsalt suusõnaliseks soojaks jutuks, mindi notarisse ja tehti notariaalsed eelkokkulepped. Ja täpselt selliselt jõuliselt on täna, kui te sõidate mööda Tartu maanteed, Koseni vähemalt, te näete, kogumisteed tehtud, kergliiklusteed kõrval tehtud. Meil millegipärast tahetakse teeotsad läbi, kaevata ongi kogu saavutus. Siit ka, kui me pidime täna protokolliliselt võtma lähitegevuse plaanid, siis üks plaan on see, et vastava valdkonna ametnikud Kuusalu vallas peavad olema teovõimlised ja teotahtelised, kaitsma kogukonna huve. Nii, järgmine probleem oli meil eramaade ja eramaadel olevate teede küsimus. Tutvusin probleemiga paratamatult juba 4-5-6 aastat tagasi, kui sõbrad hakkasid oma hoonete juures rääkima, et huvitav küll, mul on nüüd kinnistu ja maaomanik ja hooneomanik olen, aga minu juurde on seamata kinnistu raamatus juurdepääsuteed. Maa ja tee, 2 valla asja, on vaja teostada 2 jalga korraga käies, mitte 1 jala peal. Ühesõnaga maakorraldus ja teede planeering peavad teostama ühtses rütmis. Jah, täna naabrid saavad omavahel kenasti läbi ja kasutavad neid teid, kuid nende lapsed tulevikus ei pea seda tegema. Ja tulemas on suur rida kohtukeisse. Ma loodan inimlikule arusaamisele, maatee kinnistute omanikule, et nad suudavad need asjad ilma kohtuteta lahendada. Ja väga vajalikuks peame ka, et vallateede üleandmine võiks minna riigile, nii nagu nad suurem osa kunagi on olnud, ja siis riik annab koos rahadega meile ekspluatatsiooni tegemise.
Kolmas punkt on külateedele uus teenuse tegemine. Järjekordselt ei ole mingi jalgratta leiutamine, naabervallad juba seda juurutama, on külateede osaline tolmuks vabaks muutmine, mitte mustkattega, vaid niinimetatud immutamine hüdroskoopse vedelikuga, mis siis imeb niiskust ja ei lase tolmul lennelda. Selliseid külalõike ma isegi see suvi kohtasin Kivi-Vigalas, rääkimata Kadrinast ja sinna Raevallas. Mis selle ruutmeetri maksumus on, ma ei oska seda öelda, aga ei pidanud eriti kallis olema. Kuid seda võiks just hoonete ja suuremate asulate lähedusel praktiseerima hakata. Nii, teede rahastusest ma juba natukene rääkisin, see 300 000, mis on iga-aastane teede investeering, see peab jätkuma täpselt samas viisis, kuid Kuusalu vallal on üks tuluallikas ja see on kaevandustasude maks. Ja erinevatel aastatel on see suurusjärk kuskil 300-400 000. Mis maast on tulnud, see võiks ju maasse tagasi minna, ehk teisiti öelda. Üks kaevandustasu laekumise osa peaks sihtotstarbeliselt suunatama külateede korrashoidu. Mina ise pakun välja, see võiks olla 50%, suurusjärgul 200 000. Siis on meil lootus, et lähiajal teed enam ei halvene, nagu nad teevad seda iga-aastaselt, vaid on lootus, et nad hakkavad ka paranema. Ja viimane teema on siis, nüüd käed on väsinud juba, ei ole veel, et Tallinn-Lahemaa kergliiklusprojekt. Iseenesest see ei ole uus projekt, see on möödunud aastal maha käidud. Kui ma tutvusin naabervaldade saavutustega kergliiklustee koha pealt, siis meil üheselt naabervalla vallavanematega tekkis idee teha suur Tallinn-Lahemaa kergliiklustee marsruut. Veenma me teineteist ei pidanud, ütlen, minutitega oli meil kontseptsioon koos. Täna oleme käinud 2 korda vastavatel teemadel kokku ja on koorumas, et me peame tegema saabuvale eurorahastusprojektile ühistaotluse, et see projekt realiseeruks. Et juriidiline pea 3 valla peale ja ühisrahastustaotlus. Kõige suurem kasusaaja, kui te näete seda momenti, siis Jõelähtme vald siia jäädes on, ütleme niimoodi, 2/3 kergliiklusteed on neil valmis ja suhteliselt suur osa on kohe valmimas lähima 2-3 aasta jooksul. Haljala vald ja endine Vihula vald, te olete kõik käinud Võsul Käsmul, imekaunis kergliiklustee, esimene pääsukene, ühendasid tänavu ära nüüd Haljala Rakverega, ja lähiaastatel on neil projekt ja teostus ühendada 3 mõisa. Ja need 3 mõisa siis Võsuga ja Viitnaga. Kuusalu valla koha peal näete, on punktiirjoon. Nagu ma ütlesin, 10 kilomeetrit on meil ainult kergliiklusteed, kus on Kiiu ja Kuusalu omavahel siis ühendatud. Ääretult napp. Mille eest ma olen suur võitleja, et see projekt õnnestuks. Suure vastutustundega ütlen, et ega need eurolaevad enam ei saabu sellises mahus ja võib-olla jäävad üldse pidama, siis see on viimane võimalus, kuidas Kuusalu vald saaks mingilgi määral omale kergliiklusteid, et täita esmaselt oma kogukonna huvid, meie kaunid rannad, Valkla, Salmistu, Andinemäe, ühendada asulakeskustega Kiiu, Kuusalu, Kolga ja siis ühtseks moodustada Tallinn-Lahemaa kergliiklusteeks. Nagu ma ütlesin, naabervallad on oma kogukondade eest tugevasti seisnud ja see projekt on neil, ütleme, poolenisti lõpu just. Ma sain aru, et
et kell on armutu. Märksõnaks ütleksin veel, et see on täiesti skemaatiline moment. Ärge hakake vaatama, kas see minu koduõuest läbi läks või ei läinud, ärge tekitage veel pingeid. Pingete maandajad on mul ilusti juba siin täna hoiavad kaarti, ehk territoriaalsed kogukondade esindajad ja just nende omad ise seedivad selle laksu läbi, kust kohast hakkab kulgema marsruut. Aitäh! Tere minu poolt, olen Raul Valgiste. Minu ülesandeks oli siis täna 3. töögrupi ehk vee, kanalisatsiooni ja soojusvarustuse valdkonna juhatamine. Meie grupis oli 5 liiget, lisaks minule Tõnu Ammussaar, Kalle Küngas, Külli Malm ja Heino Junolainen. Ja ma pean kohe ütlema, et hoides kokku veidi aega, mis kuulus ka eelkõnelejatele usinalt, et tegelikult vesi, kanalisatsioon ja soojus on sedavõrd suured valdkonnad, et nendest kas või ülevaadet või nende arengutest põhisuundasid paika panna 2 tunni jooksul, see on peaaegu võimatu. Et millele me saime keskenduda, on tõesti ainult peamine ja peamine on see, et kui rääkida veest ja kanalisatsioonist ja ka soojusvarustusest, siis tegelikult on olemas ju valdkondlikud arengukavad. Ja need arengukavad on dokumendid, mille järgi on juba aastaid Kuusalu vallas ka arengut planeeritud ja paljud nendes dokumentides kirjeldatud arendusprojektid on tänaseks päevaks ka juba ära tehtud. Kui me räägime vee ja kanalisatsiooni valdkonna arengukava, siis tulenevalt seadusest on kohustust iga 4 aasta taga see arengukava üle vaadata ja arengukava kehtivuse periood on 12 aastat. Tegelikult ongi niimoodi, et see 4 aastat saab täis järgmisel aastal ehk 2019, mis läbi tegelikult peakski hakkama juba selle aasta teisel poolel, hiljemalt järgmise aasta alguses, seda valdkondlikku arengukava uuendama. Vahepeal on 1,2 tehtud, olukorrad on muutunud ja seda me ka oma töögrupis arutasime, et igal juhul on arengukava vajab kaasajastamist, see on juba seadusest tulenev kohustus. Aga samas, mis on muutunud? Muutunud on õigusruum, muutunud on ka finantseerimise võimalused, sest kui siiamaani on päris palju abi Kuusalu valla veeprojektide juures saadud Euroopa Liidult ja ka Eesti riigilt läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse, siis tegelikult Euroopa Liidu abirahad on läbi saamas meie jaoks, mis tähendab, et on vaja leida uusi võimalusi või siis vaadata üle neid suuri plaane, mis kunagi sai tehtud. Kindlasti on vaja arvestada vajadusega, ehk vajaduspõhine lähenemine, ma võib-olla seda hetkel pikemalt ei kommenteeri, alternatiivsete võimalustega, mis tähendab seda, et kui kuhugi on planeeritud reoveepuhasti või ühiskanalisatsioon, siis võib-olla mõned aastad tagasi näis mõistlik selle ühendamine teise suuremaga ja rajades siis kollektoreid, siis tegelikult on vaja üle vaadata, et alternatiivid, võimalik, et näiteks Salmistu külas, kui sinna tuleb kanalisatsioon, on hoopis mõistlik rajada lokaalne reoveepuhasti ehk siis Salmistu küla jaoks ja lõpuks on ka küsimus, kas Salmistu külas üldse tuleb kanalisatsioon. Hetkel arengukavas on see olemas ja siinkohal ma tegelikult viitan ka ühele küsimusele, mis meile esitati meie töögrupile, selle esitas MTÜ Salmistu tehnovõrgud. Siin oli kirjas, et millal rajatakse Salmistule kanalisatsioon. Ega siin muud ei oskagi öelda, et tegelikult lähima 4 aasta jooksul seda kindlasti ei juhtu. See on lühiajalises perspektiivis. Aga kas see pikaajalises juhtub? Vot see ongi vaja üle vaadata siis ÜVK arendamise kavaga ja millisel moel ja mis kujul ja kuidas seda ka finantseeritakse. Ma vastan siin ka teisele ja 3. küsimusele. Siin oli küsitud, et kas siiani ja miks on Salmistu reoveekogumisala arvestatud ja kehtestatud 2000 inimekvivalenti.
siis tegelikult eks see on kehtestatud on see Keskkonnaministeeriumi poolt kunagi juba varasemalt ja miks ta niimoodi on, Salmistu külas tõesti ei ela hetkel 2000 inimest, kuid arengukavas tuleb arvestada ka perspektiivsete elamualadega ja vaadates planeeringuid, mis seal piirkonnas on, kui need planeeringud kõik täis ehitatakse, siis ega 2000-st väga palju puudu ei jää. Et sellepärast see 2000 oli kunagi arvestatud, juhul kui olukorrad muutuvad, seda kõike võib ja peab üle vaatama. Kas tuletõrjehüdrandid vastavad ikka nõuetele ja kas neid rajatakse vastavalt ÜVK-le edasi? Ma saan aru, et see küsimus puudutab jällegi Salmistu piirkonda. Küsisin Salmistu piirkonnas veevärki haldava ettevõtte Kuusalu soojusjuhataja Kalle Küngase käest, kes kinnitas, et Salmistu küla tuletõrjehüdrandid vastavad nõuetele ja on Päästeameti poolt ka heaks kiidetud. Kuidas neid edaspidi rajatakse, kas vastavalt ÜVK-le? Vot võib-olla see küsimus vajaks hiljem või vastus vajaks veidi täpsustamist. Nii palju kui mina tean, siis hetkel on rajatud vastavalt ÜVK-le ja kui seal on planeeringuid, on tehtud detailplaneeringuid arendajatel, eks nemad peavad ka rajama vastavalt planeeringutele siis need hüdrandid. Nii, nüüd on neile 3 küsimustele vahepeal ka vastatud. Liigun edasi selle ÜVK arendamise kavaga. Jällegi hästi põgusalt vaadates, üks suurem probleem või ütleme, üks suurematest probleemidest on tegelikult sadevesi. Ja sellele kindlasti uue ÜVK arendamise kava juures tuleb senisest enam tähelepanu pühendada, eriti Kuusalu alevikus on mitmeid kohti, kus vesi kogunedes Kuusalu teelt ei oma eelvoolu ja see teema oleks vaja ära lahendada soovitavalt lähiajal. Samu probleeme on ka Kolga ja Kiiu alevikes. Kuusalu koha pealt võiks öelda, et lisaks arendamise kavale oleks vaja tellida ka piirkonna geoalus ehk geoloogiline mõõdistus, et siis saaks vaadata täpsemalt, kuhu ja kuidas seda sadevett juhtida ja mis on võimalused. Rääkisime ka tuletõrje veevarustusest, mis on jällegi väga pikk ja suur teema. Aga üks asi on selge, et tuletõrje vesi on ka üks ÜVK arengukava osa ja see on vaja ka uuesti üle vaadata, selgitada välja või vaadata üle andmed olemasolevate tuletõrje veevõtukohtade kohta nii tiheasustus- kui hajaasustusaladel ja vajadusel näha ette ka meetmeid, et mida siis ette võtta ja kus koha peal. Aga teinekord on ka planeeringute menetlemisel ja kasutuslubade saamisel ja ehituslubade saamisel on see olnud komistuskiviks, et sellele on vaja rohkem tähelepanu juhtida. Ja 8 aastat olles ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimees, hetkel küll enam mitte, võin öelda, et tegelikult see teema on ka volikogu komisjonist, on korduvalt ka läbi jooksnud ja selle koha pealt me oleme ka vallavalitsusele ettepanekuid teinud. Nüüd lõpuks, ma ei tea, äkki ma olengi oma 7 minutit juba täis rääkinud. Veel soojusvarustusest ja kaugkütte arengukavast. Ka see arengukava on olemas ja vaatasime arengukava ja leidsime, et tegelikult enamus arengukavast toodud töödest on tehtud. Nüüd ongi küsimus, et kas on etteheide, et kui on tegemist arengukavaga, et kui arengukavas on asjad tehtud, et mis siis saab, kas on vaja vaadata uusi arenguid. Ja kahtlemata seda me ka siis lõpuks jõudsime konsensusele, et igal juhul on vaja mingi hetk üle vaadata visioon. Ja kuna soojusvarustus on väga tihedalt seotud Kuusalu soojusega, siis tegelikult haakub see ka ettevõtte enda visiooniga. Et mis hakkab tulevikus olema, siis kui on ära makstud laenud, kui on täidetud kohustused rahastajate ees, et võib-olla tuleb kaaluda midagi, mida saaks veel paremini teha. Aga jätkuvalt kindlasti on väiksemaid projekte, olgu see siis Kolga katlamaja Korsna ülemise osa parandamine või katlamajale automaatika lisamine, et teha veelgi efektiivsemaks seda kaugkütte soojusenergia tootmist, et neid töid kahtlemata jätkub. Nii, ma nüüd küsin igaks juhuks oma grupi liikmetelt, et kas ma sain enam-vähem kõik asjad ära öeldud, mida me arutasime. Väga hea. Kui Heino ütles niimoodi, siis see tähendab, et enamus sai ikkagi öeldud. Need igal juhul tänan tähelepanu eest. Aitäh! Tere! Mina olen Urmo Ristisaar ja mina juhtisin siis täna toetatud tegevuste
arengukava siis plokki. Ja plokis oli siis, ma kuulsin vist kõige rohkem inimesi täna, 20 inimest oli siin kohal, kõik olime väga töökad. Ja eesmärgiks oli siis arengukavasse ikkagi leida võimalikult palju uusi ideid või siis vähemalt tuvastada probleemkohti, ja need siis kirja panna ja võimalusel siis tulevikus edastada ka komisjonidele või volikogule läbivaatamiseks. Ja plokki siis kuulusid toetatud tegevuste alla kultuur, sport, kogukond, Kuusalu kunstide kool, Kuusalu spordikeskus, Kuusalu noortekeskused, Kuusalu raamatukogu ja Kolga muuseum. Ehk siis valdkond oli üsna lai ja üsna palju oli erinevat seltskonda kohal, aga samas selgus päris palju huvitavat, et kui me pihta hakkasime, siis esimese paari punkti läbivõtmisega juba tuli välja üsna mitmete valdkondade juures ühine probleem, milleks oli kommunikatsioon. Ja see kommunikatsiooni probleem, muidugi seda sai päris mitmeks seal jaotada ja ütleme tänase lühikese aja jooksul me võib-olla ei suuda täpselt nüüd öelda, kuidas seda kommunikatsiooni probleemi isegi kõige paremini lahendada. See on nüüd minu isiklik soolo siin, kuidas ma nüüd selleks kokkuvõtteks siin jagasin, on siis kommunikatsiooni osas just valdkondadele koordinaatorite leidmine ja just siis vallastruktuuri teha kultuuri- ja spordikoordinaator. Et kes siis omaks võib-olla informatsiooni ja jagaks siis seda informatsiooni nii-öelda ülevalt allapoole. Ja samas siis teiseks osaks, mis sinna nii-öelda selle sama koordineerimise juurde tuli, kuna me see koordineerimine ja see infovahetus, see läks nagu niivõrd paksuks ja see kergelt vahet ei olnud, kus me alustasime igalt poolt, see kerkis see sama teema üles, siis teine osa võib-olla kattub rohkem meil selle turismi teemaga. Et see on just niisugune reklaamimise ja vallas erinevate ürituste korraldamise ja valla allasutuste, muuseumite, koolide, vabade ruumide rentimise ja sellised küsimused, et kuidas saaks selle info nüüd niimoodi arusaadavalt ja üheselt inimesteni viia, et seda on võimalik lugeda, osa kuulutusi on, eks ole, Facebookis, osa on siin, osa on seal, et kuidas see info nagu saaks esiteks vallarahvale kergelt kättesaadavaks, et ta teab, et ma lähen mida teha Kuusalus kodulehele ja see kogu info on seal näiteks olemas. Või siis mõnel muul moel, et või siis oleksigi nii-öelda olemas siis valdkonna koordinaator, infopunkt, midagi sellist, et kuidas seda asja parandada saaks. Aga selle teise punkti nimeks me siis panime valla imago, vallas korraldavate ürituste ja allasutuste tutvustamine. Edasi ma siia olen pannud kirja lihtsalt ühe mõtte, mis oli tegelikult väga, väga huvitav mõte, et see käis ka natukene eelmise punkti alla, aga see, et vallaasutused võiksid olla õhtuti avatud kogukonnale kasutamiseks, et täna on hästi tugev see ruumiprobleem just, et kuna on palju õpilasi igal pool, kuna on palju igasuguseid trenne, tahetakse uusi trenne juurde teha, siis kaaluda seda varianti, et ma pean ise ka tunnistama, et mul on seda raske mõttes nii-öelda arengukavaga siduda, aga kaaluda seda varianti, et võib-olla õhtuti oleks võimalik näiteks kuskil lasteaia ruumides, suuremates ruumides või mingisugust pisemat trenni teha või mingit ringi teha või midagi sellist, et tegelikult meil need ruumid on olemas, aga nad on lihtsalt lähevad kella 5 võib-olla kinni, et valvur on ainult üksi seal suures majas. Siis eraldi üksuse alt oli hästi põhjalikult ette valmistanud Kuusalu spordikeskus. Kuusalu spordikeskus siis on juba jõudnud sellesse faasi, kus seal on vaja hakata natukene remonti tegema ja kus on jõutud sellega juba üksjagu toimetada. Ja Kuusalu spordikeskus on ise juba teinud, ma sain aru, üsna palju ettepanekuid selleks, kuidas seda asja muuta. Meie siis sõnastasime selle kõik erinevad ettepanekud kokku spordikeskuse juurdeehituseks. Samas seal oli neid punkte väga palju, mis haldasid siis heakorda, mis puudutasid siis seda, milline peaks see edasine tegevus seal sees olema, mis on praegu just need pudelikaelad tekkinud seal spordikeskuses, küll riietusruumide osas, küll võib-olla, et see toitlustus ei saa päris olla seal nii-öelda koridori keskel selline, nagu ta olema peaks, et see oli siis spordikeskuse juurdeehituse punkt.
tuli ka ettepanek spordikooli rajamiseks. Sport on meil üleüldiselt selline teema, mis kütab palju kirgi ja siin spordikoolide rajamise juures ma siis nimetaksin ka ära selle sporditegevuse, ütleme üldse üleüldiselt spordikultuuri ja kogukonna rahastamise, nii ühekordsete rahade kui projektirahade jaotamise korrad, et need korrad tuleb neid on kindlasti palju vaadatud ja seal on seda tekitõmbamist palju, aga need korrad tuleb saada vähemalt toimima sellisel määral, et taotlejate jaoks oleks kõik üheselt mõistetav ja ei oleks seda, et keegi tunneb, et tal on nüüd liiga tehtud, et miks mina nüüd vähem sain ja tema natukene rohkem sai, kuigi korra järgi oleksime pidanud võrdselt saama, et ei oleks seda otsustamise momenti, et nüüd midagi jäi üle ja me nüüd peame otsustama kellelegi anda, et kõik läheks nii-öelda valemi järgi. Ja spordikooli rajamisest siis, et see mõte käidi välja, ma sain aru, et me ei jõudnud seda kahjuks väga palju arutada, et see jäi meil üsna sinna lõppu, aga et ei ole nii-öelda silmas peetud siis päris eraldi nii-öelda spordikooli maja või niisugust spordihoonet, aga võib-olla näiteks koolile juurde loodavat niisugust üksust, mis siis hakkaks tegelema just kvalifitseeritud treenerite ja sporditegevusega ja nii-öelda andma ka siis tunnistused siis välja selle tegevuse eest. Aga Kuusalu raamatukogu koha pealt toodi välja Kuusalu raamatukogu laiendamine, et kuna nüüd vallavalitsusruumid on sealt ära kolinud, siis peaks ruumi olema, äkki on võimalik natukene laiendada seda raamatukogu. Ja viimase punktina ma veel võtan korra uuesti üle selle kordade uuendamise, et need kordasid on kõik, mis nende valdkondadega seotud on, et neid kordasid on tarvis üle vaadata ja on tarvis uuendada, et need on vaja nii põhjalikult ette võtta, me ei hakanud siia eraldi välja kirjutama, et nüüd just seda ja seda korda on vaja kirjutada, et sellega on vaja tegeleda. Ja tänan grupis osalejaid ja tänan kuulajaid, aitäh! Nii, tere ka minu poolt ja mina olen Mait Grenström ja olin pääste, turvalisuse, tervishoiu ja heakorra töögrupi juht. Et grupis oli meil 10 liiget, teemade ring oli päris lai, iga ütleme teema koha pealt oli vähemalt keegi esindatud ja ütleme, et mõtteid oli rohkem, aga üritasime need kokku võtta 4 nihukese, ütleme, tegevuse või sellega, et mida vald võiks selle arengukavade nende, ütleme, koostamisel, uuendamisel või siis arvestada. Et siis esimesena teemana, mis ka mul endal kõige, ütleme siis selgem, oli päästeteema, kuigi seda võib-olla veel, et tegelikult need pääste, turvalisus ja tervishoid on suuresti ju riigi funktsioonid, et siin saab vald kaasa aidata, ütleme, niisuguse toetamisega, et esimene teema meil oligi kohe, et vabatahtlikkuse toetamine, et see säiliks, et ei tekiks olukorda, nagu tegelikult meil korra juba tekkinud on siin Kiiu komando sulgemisega, et kui riigi trend on ikka sinnapoole, et tõmbab enda ülesandeid koomale ja üritab neid siis delegeerida kas omavalitsusele või kellelegi teisele, et kui me vabatahtlike tegevust toetame ja motiveerime, et siis on lootust, et see ka säilib. Et siin võib-olla, et see ei puuduta ainult mitte päästet, vaid puudutab ka merepäästet ja abipolitseid, et need on täpselt samamoodi. Oli siis meil esimene ühine seisukoht. Siis teine oli turvaline elukeskkond, et märksõnadeks siia võib-olla siin osaliselt juba see teema, nagu paljud teised meie teemadel põimuvad ka teiste valdkondadega, et nagu Raul siin juba mainis, et see tuletõrje veevõtukohtade teema, et mis puudutab ütleme suuremaid asulaid, siis see on nagu ütleme, et päris heal järjel meil, aga mis puudutab väiksemaid, siis seal on palju teha.
ja märksõna võib-olla nende kaardistamine üldse, et tegelikult vallal suuresti puudub ülevaade nendest, mis omakorda tekitab probleeme siin, nagu oli ehitusvaldkonnas, et siis tänavavalgustus turvalisuse ja keskkonnast või poole pealt, et selle nagu edasiarendamine, see oli jälle ka ütleme osaliselt teede arengukava teema, aga mis on ka turvalisusega seotud, et tänavavalgustus ja valvekaamerad, et praegult vist ainult Kuusalu alevikus vist need on, et seda võiks edasi arendada. Ja parkimise korraldamine, see puudutab nüüd suuresti, ütleme, suvist perioodi ja rannas toimuvaid asju, et kus on esinenud probleeme, et ei saa isegi päästeautol pole võimalik ligi pääseda ja kus on, ütleme, väga ohtlikke olukordi, kohe näitena võin tuua siis kas või Kolga-Aabla rannaparkla, et kus ma olen öelnud, et aja küsimus ainult millal seal mingi õnnetus meil juhtub. Kolmandana heakorra ja valla kuvandi parandamine, et siin võib-olla märksõnadeks sai pandud Kiiu mõisapargi, ütleme siis, edasiarendamine või kui nii võib öelda, et kinnistutele ligipääs, siin on jälle, ütleme, suurema tehnikaga on paljudes kohtades probleeme nii prügiautol, päästeautol kui kiirabil, et pöörata nagu sellele rohkem tähelepanu, et see ligipääsetavus oleks randade ja metsade prügimajanduse teema, et siin osaliselt randade on seesama, et kus ikkagi käiakse, nad ei ole küll avalikud rannad, aga paratamatult inimesed seal käivad ja prügi asju tekitavad, et seda peaks vald kuidagi korraldama. Ja usinate jätkuv toetamine või ütleme siis Kuusalu hoolela, et need inimesed, kes seda heakorda nagu parandavad ja selle läbi ka tööd saavad, et see nagu säiliks. Ja viimasena oli meil perearstide kättesaadavus ja töötingimuste parandamine, et siin võib-olla märksõnaks sai pandud, et siin võiks parem koostöö Loksa hooldekoduga ja perearstide vaheline omavaheline ka võib-olla koostöö, et siin kui lahti rääkida, siis oli teemaks, et kas see võiks käia Loksal keegi võtmas, et siin on see, et selleks peavad olema ka tingimused, kus neid võtta, et niisama me ei ole mõtet ei ole ju mõtet perearsti sinna suunata. Ja sellega nagu oligi suures piiris meil, et neid ideid ja neid sai küll palju rohkem ja need lähevad edasi, aga ma lühidalt, kuna aeg siin on piiratud ja niikuinii üle läinud, et siis ma lühidalt võtsin need kokku, et võib-olla üks märksõna kindlasti, mis jäi igalt poolt kõlama, oligi seesama koostöö. Et palju asju on selliseid, kus võib-olla ütleme, mingeid suuri ressursse ei olegi vaja, aga on vaja lihtsalt koostööd teha ja rääkida ja asjad saavad palju paremaks. Aitäh! Tere! Siis kaamerasse Artur Talvik. Mina siis vedasin siin vallavanema abiga, ta ilusti abistas, merenduse, turismi ja ettevõtluse töögruppi ja see oli selles mõttes päris hea töögrupp.
mis mind nende arengukavade puhul võib-olla suuremas plaanis tohutult häirib, on see, et kiputakse tegema riiulile, kus nad siis seisavad ja tohutu ajupotentsiaal pannakse kokku ja tegelik elu elab hoopis mingisugust muud elu ja arengukava on siin, et minu arust nagu võtmeküsimus, kui me täna arengukavadest räägime, et siis sellest peab ka saama dokument, mille poole liigutakse ja vähemalt nii-öelda ideaalis, selge see, et kõik asjad ei õnnestu ja kõiki asju ei ole võimalik saavutada kohe, võib-olla kunagi hiljem. Ja see oleks alus ka sellisele kohalikule omavalitsusele nii-öelda koostööks, see on nagu selline mingisugune omavalitsuse kokkulepe, et just, et me tahame sinna minna, et meil on kõigil selge siht, et kuhu me läheme. Raske on majanduse puhul rääkida kohaliku omavalitsuse rollist, seda ei ole väga palju, kohaliku omavalitsus saab luua mingisuguse infra, saab siis abistada nii-öelda vallateenuste kaudu ja laias laastus see ongi kõik. Võib-olla kui on vallal maad, siis ta võib seal ka anda maad või mingisuguseid muid häid tingimusi, aga see on üsna raske nii-öelda valla perspektiivist või valla poolt vaadates teha. Mis on üleüldiselt laiemalt kogu Eesti suurem probleem ja mitte ainult ettevõtluses, vaid ka tavakodanike probleem tihtipeale on see, et me põrkume vastu regulatsioonide ja bürokraatia müüriga. Pumm! Ühel hetkel me ei saa enam midagi teha või meie tegevus on niivõrd pärsitud, et see ajab hulluks ja võtab parimagi tuju ära. Seetõttu me jõudsime võib-olla sellise peamise punktina ja sellise hea meeldetuletusena ja kindlasti ka olulise mentaliteedi muutusena selleni, et vald peab olema abistaja. Et inimesed siin vallas ei ole mitte valla pärast, vaid vald on inimeste pärast ja seda me peame kogu aeg meelde tuletama, et see ka niipidi oleks. Mis siis ettevõtluse mõttes tähendab seda, et me leidsime, et vallas peaks kindlasti olema üks selline inimene, kes ettevõtjal võtab vajadusel käest kinni ja aitab teda sellest nii-öelda bürokraatia koridorist läbi. Kuusal vald on kõige suurema või suhteliselt kõige suurema looduskaitselise alaga kaetud vald kogu Eestis. Ja see on väga selline absurdne situatsioon, kus vald peaks nagu olema kõige olulisem instants, kes siin otsustab asju nii-öelda võimu mõttes, aga siis on seal peal on Keskkonnaamet, kes tegelikult on nii-öelda suurema jõuga. Ja seda punkti nüüd, kui siin kokku viia ka merendusse, siis need, kes on viimasel ajal siin merendusega või ütleme sadamaarenduste või selliste probleemidega tegelenud, siis esimene asi on see, et Keskkonnaamet toimub nii-öelda laupkokkupõrge Keskkonnaametiga. Ja see on tegelikult üleriiklik probleem selles mõttes, et Keskkonnametilt või üldse looduskaitselt on võetud ära nii-öelda kaalutlusõigus. Ta ei saa kaalutleda seda otsust, ta ei saa teha otsust, mis oleks parem just nimelt sellele kogukonnale, sellele ettevõtjale ja ettevõtja kogukonna kombinatsioonis sellesse kohta. Vaid tal on tohutu regulatsioonide rägastik, millega tema kui usin ametnik, et oma võib-olla kohta hoida või olla, näidata ennast tubli töölisena, jälgib neid regulatsioone tohutu huviga ja sealt see jama tekibki. Nüüd vald võiks siin oluliselt tugevamat positsiooni hoida suhtluses selle sama Keskkonnaametiga. See ei tähenda seda, et me kuulutaksime Keskkonnaameti mingisuguseks nõvedaks organisatsiooniks. Me
vastupidi, peaksime tegema niimoodi, et see looduskaitseline osa siin ei pärsiks elu, ei hirmutaks inimesi ära, ei tekitaks sellest tsoonist ainult mingisuguse puhkehala, vaid et seal selline ettevõtlus oleks ka ikkagi võimalik ja see toimuks siis nii-öelda koostöös ettevõtja, valla ja Keskkonnaametiga, kes kõik seda aitaksid, mitte ei looks takistusi. Mõtlesime välja, et selleks peaks olema selline töökoht ettevõtlusabistaja või ettevõtlusminister, et natukene, seda nime ma ei tea, aga miks ma ütlen selliseid nimetusi on sellepärast, et raputada lahti sellest mõttemallist, et keegi nüüd paneme tööle ettevõtlusnõustaja. Seda ei ole vaja. On vaja inimest, kes aitab seda ettevõtjat läbima seda rägastikku, mis sellel tee peal satub ja see on see kõige olulisem punkt. On tihti peale niimoodi, et need asjad on juba seadusega üle reguleeritud või kuskil sa pead tegema mingisuguseid otsuseid, mis on nii-öelda seaduse piiri peal, aga sa pead otsima paremaid lahendusi ja see on see valla või minust ka selline oluline mentaliteedi muutus, et vald peab seda mentaliteeti kandma ja olema inimesele, ettevõtjale abiks. Seda, ma sain aru, tulisin ka teistest ettekannetest välja, nii et see võib-olla on tänase sellise mõttepäeva üks olulisemaid sõnumeid. Töökohtadest räägiti loomulikult, ehk siis või töötajatest või töökäte puudusest ettevõtluses. Suuremad ettevõtted, mis on valda juba tulnud, nendel on töökäte puudus ja seega arvati Urve Palolikult, et võiks teha üürimajad. Me oleme, või nagu selline, ma ei tea, ajakirjandus ja võib-olla laiem üldsus ka on Urve Palut narrinud nende üürimajade pärast, aga tegelikult valdades, kus need üürimajad tulevad, on nad väga popid ja vallavanemad tohutult seisavad selle eest, et neile tuleksid need üürimajad. Nüüd Kuusalu asub muidugi väljaspool seda tsooni, kus siis riiklikult üürimajasid tehakse, et siin mõttekoht oli selles, et kas vald peaks panema mingi üürimaja ise kokku, kui palju see siis tasuks, kas see tooks nii palju tulu siis siia valda, kas ta tooks, ma ei tea, noori inimesi, kes tuleks siia elama ja võtaksid oma esimese elukohana just selle üürikorteri, mis siis kuskil on, ei tea, see on see edasise arutuse koht. Oh jumal, ma olen ka mitmel arengukava tegemisel käinud Kuusalu vallas ja alati tuleb juttu turundamisest, et hakkame nüüd ennast turundama ja mul tuleb meelde neid igasuguseid, kuidas me oleme kiirtee ääres, looduslikult kaunis vallas, imelises paradiisis, infra on jube hea, aga tegelikult peaks ka turundama, et see on nagu igal juhul asi, mis ei tohiks jääda ainult mõttekoja tasandile, vaid asi, mida peaks jõuga ja sihikindlalt ja nüanssidega tegema, et see, mida sa turundad, on ka oluline, mitte lihtsalt ei ütle, et Kuusalu vald on jube lahe, eks ole, vaid ma siin rääkisin Võru inimestega, kes teevad just ka arengukava ja võrukad tulid sellisele lahendusele, et Võru väga hea koht elamiseks ja suremiseks. Et pole paha. Näete, reageerisite sellele, mis tähendab seda, et selline turundus juba toimib ja eristab teistest nii. Merenduse juures siis tulen tagasi sellele, et kõige suurem probleem on ikkagi, kuidas
need, kes siis nii-öelda ettevõtlusega tegelevad, kuidas nad saaksid häid tingimusi, et neid sadamaid, mis siis Eesti ajal Kuusalu valla territooriumil oli mälu järgi vist 13 ja täna on võib-olla 3 või 4 tekkimas, et kuidas neid saaks tõesti käima panna, sellepärast kui te vaatate merepilti, siis Kaberneemest lõpeb ära või Pranglist mereelu, see on nagu tükk aega pikka vaikust ja siis Viinistult hakkab see vaikselt tagasi tulema, ehk kui purjetaja nüüd Tallinnast ida poole keerab, siis tal pole mitte mingit põhjust tänase seisuga nagu meile sisse keerata. Sadam ei tähenda ainult seda, et sul on koht, kuhu sa saad purjekaga sisse sõita, vaid ka see infra ja need muud peibutuspardid seal ümber, mis teda suunaks siia sadamasse keerama. See jällegi, siin on vaja head keskkonda, et sellist arendust tehtaks. Eraldi räägiti muidugi Salmistu sadamast, mis on valla bilansis ja jube häbiväärses seisus. Nüüd on küsimus, et mis seda teha, et siin võrdluseks toodi Võsu sadamat, mis on ka munitsipaalomandis ja seda Võsu sadama hoonet, mis on küll olnud seal ka kohaliku valimise selline kaklusobjekt, et kas seal kõik asjad justkui õieti tehti, aga fakt on see, et seal on sadam, see on paate täis, seal on sadamahoone ja see on inimesi täis. Nii et see on efekti tekitanud, kui munitsipaali poolt vaadata, mida nüüd Salmistusse teha ja kuidas seda teha. Salmistus on mitmeid takistusi, üks takistus on see, et hoovused toovad seal liiva sisse ja võib-olla sellist purjeka sügavusega sadamat on sinna väga raske teha või peaks seda iga aasta süvendama. Ja mida arvab siis ka kohalik kogukond sellest sadamast, et mitte see ei lõpeks sellise mõttetu kähmlusega, nagu toimub Käsmus, kus soov sadamat teha on, raha selleks on, plaanid on, aga kohalikud seisavad lihtsalt tuima näoga vastu, mis on jube kurb. Ja laiemalt siis ka, mis see ettevõtluse eelduseks on hea infrastruktuur, mis siis seda ettevõtlust annab parandada ja ma siinkohal lõpetan, ma sain aru, et see sinu püsti tõusmine oli märk mulle, et jää nüüd kus, aitäh! Tere, mina olen Sander Aasna, juhtisin siis infotehnoloogia ja kommunikatsiooni arengut töögruppi ja kõigepealt tahan tänada ja tunnustada siis meie töögruppi. Oli väga sisukas arutelu, väga palju ideid tekkis, enamus said ka kirja, aga nüüd teen siis lühida ülevaate, kuhu me siis jõudsime. Me seadsime ülesande püstituseks selle, et kuidas IT saab aidata kaasa sellele, et meie valla töö oleks efektiivsem, kuidas IT saab aidata kaasa sellele, et elanike elukvaliteet oleks parem, et elanikul oleks mugavam vallaga suhelda ja kuidas IT saab toetada ettevõtluskeskkonda, ettevõtluse arengut Kuusalu vallas. Ja peamiseks eesmärgiks, strateegiliseks eesmärgiks, mis me siis seadsime, oli see, et e-kanal ja digitaalne siis infrastruktuur peaks olema peamiseks kommunikatsioonikanaliks elanikul suhtluses vallaga ja see peaks olema ka väga oluliseks, kui mitte peamiseks turunduskanaliks külastajale, et turiste siia meelitada. Selle jaoks, et seda ellu viia, oleks kindlasti vaja esimese asjana rohkem fookust panna
IT-le tervikuna vallas. Et tänane olukord on see, et väga palju tegeletakse siis nii-öelda tulekahjude kustutamise ja vajaduspõhises võtmes ja igal pool üle siis kohaliku omavalitsuse haldusala tehakse asju omamoodi. Et selle jaoks, et tegelikult IT-panust oleks võimalik suurendada ja seda selgelt juhtida, oleks vaja tsentraliseerida üle omavalitsuse haldusala siis nii eelarve tegemist kui siis ka väga selge strateegia ja tegevuskava. Näiteks üks väljund sellel on see, et seadmete, tarkvara ostmine, hankimine käiks tsentraalselt. Eks peaks olema tsentraalne koht, kuhu kogutakse kõik soovid, vajadused, nõuded kokku. Et seeläbi on tegelikult võimalik ka kulusid kokku hoida ja tegeleda kas või näiteks seadmete vahetamisega enne, kui need täielikult on amortiseerunud ja tööseisak tekib. Kui hangetest juba juttu tuli, siis ettevaatavalt näiteks tulevikus, kui tehakse mingisuguseid seadmete või ka näiteks taristuhankeid, siis võiks olla seal sees ka juba IoT ehk siis asjade interneti võimekus. IoT meie hinnangul on kindlasti üks koht, kus on võimalik kulusid kokku hoida ja ka elanike rahulolu tõsta, näiteks seal liikumisanduritega tänavavalgustuslambid või muud sellist. Ühe ideena, mille võiks ka kohe käiku panna, on kaugloetavate arvestite viimine siis ka vee ja kütte arvestusse, nii nagu on elektriga täna juba. Selle jaoks, et vald oleks siis kommunikatsiooni mõttes e-kanalis kohal, me näeme, et oleks vaja tekitada ühtne platvorm siis, või siis ütleme portaal vallaüleselt. Et täna on jällegi väga palju erinevaid kodulehti, erinevate tehnoloogiate peal, erinevat viisi hallatakse ja nii edasi, et seda oleks vaja kokku koondada, mis tähendab seda, et väheneb halduskoormus ja on võimalik elanikuga siis kompaktsemalt suhelda e-kanalis. Seal hulgas selle jaoks, et kasutada siis seda e-kanalit ja seda portaali ka kommunikatsioonikanalina, on võimalik võtta kasutusele üsna väikeste kuludega tänapäevased tehnoloogiad interaktiivseks suhtlemiseks ja ka proaktiivseks suhtlemiseks, nagu näiteks veebichat, et selle asemel, et oodata kõnejärjekorras või et keegi peaks seda kõne võtma vallas, kui elanik mingi küsimusega helistab, on võimalik kasutada selle jaoks e-kanalit. Ja valla valitsemise ja volikogu töö läbipaistvamaks muutmisel ja ka inimeste võib-olla paremaks kaasamiseks on olemas volis, mille kasutusele võtmisega vist juba tegeletakse. Ja üks oluline ja väga lihtne liigutus kindlasti on ka elaniku soovitusindeksi küsimine regulaarsetel alustel, näiteks kord kvartalis või kord poolaastas. Et saada aru, missugune on siis elanike rahulolu ja mis on elanike ettepanekud. Ja see kõik on väga oluline sellepärast, et meie noor põlvkond, kes on teadupärast meie tulevik ja me tahame ilmselt, et noored jääksid siia valda elama ja tuleksid siia valda elama, siis selle jaoks, et nendega seda kontakti luua, on vaja olla seal, kus nemad on, ehk siis e-kanalis. Et see täidab ka seda eesmärki, et olla kohal. Ja loomulikult kõige selle jaoks on vaja ka taristut, räägime siis kiirest internetist, et meie ettepanek kindlasti on see, et vald peaks tegema endast kõik oleneva ja toetame nii palju kui võimalik, et kiire internet üle Kuusalu valla leviks igale poole, nii palju kui vähegi võimalik. Et, ja ka panustada siis
või osaleda ja olla aktiivne siis selles viimase miili projektis, mis nüüd käimas on. Ja sõnum veel ka see, et kõiki asju ei pea alati ise 100% finantseerima, kui me näiteks räägime kiire interneti projektist või sellise nii-öelda e-vallavalitsuse kontseptsioonist, et on olemas erinevaid rahastusmeetmeid, mitte ainult Eestist, näiteks EAS-i innovatsiooni hanke meede on ka olemas Euroopast, näiteks CEF, kes pakub siis erinevaid telekomi ja digitaliseerimise meetmeid, et nendesse tasub kindlasti täpsemalt sisse minna, et mis võimalused seal on. Ja lõpetuseks, valla elanikul peab alati olema võimalus tulla valda füüsiliselt kohale, kohtuda inimestega, rääkida, aga me arvame, et ta peab valda tulema siis, kui ta tahab tulla, mitte siis, kui ta peab, kui see on mingisugune kohustus. Et kõik need igasugused kohustuslikud asjad, avaldused, taotlused ja nii edasi, peab saama tehtud e-kanalis täiesti elektrooniliselt. Et see on selline üldine slogan võib-olla, mida siis järgmiseks 3 aastaks aluseks võtta. Aitäh! Tere ka minu poolt, Martti Hääl on minu nimi, minu ülesanne oli juhtida hariduse töögruppi. Nagu ka selle töögrupi pealkiri ütleb ja siin varasematest ettekannetest tähelepanelik kuulaja märkas, et seekord oli hariduse tervikpilt löödud 2 siiski ja huviharidus oli ja huvitegevused oli eraldi ja meie töögrupp keskendus rohkem siis alus- ja üldhariduse teemadele. Töögrupis oli meid kokku 16, suur aitäh kõigile, kõik olid väga aktiivsed ja mõtlesid kaasa. Käisime läbi, ma julgen öelda, enam-vähem kõik teemad, mis 10 teemade plokki, alustades haridusvõrgust, õppesisust, õpetajad, tugipersonal, inventar, rahastamine, transport, koolitoit, õpilaste arv või demograafia, aga loomulikult, kuna oli ka strateegia koosolek, siis keskendusime üldisemale või strateegilisemale ja kõige rohkem oligi arutelu teemaks see, et milline oleks Kuusalu valla haridusvõrk 2030. aastal näiteks. Ehk et kuhu me liigume ja mis sammud peaks selleks ette võtma. Miks me selliselt liikusime, on see, et Kuusalu vallas on täna kehtiv haridusvaldkonna arengukava aastateks 2015 kuni 2021. Aga see haridusvaldkonna arengukava tehti tingimustes, kus riigigümnaasiumi teema oli, ütleme siis nii, oli ja ei olnud ka, oli õhus, oli lootusi, oli ootusi ja keegi ei teadnud. Ja ka selles haridusvaldkonna arengukava on lõppu kirjutatud, et kindlasti tuleb selle arengukavaga tegeleda siis, kui tekib riigigümnaasiumi osas täiendav selgus. Mitte, et riigigümnaasiumi osas oleks riik teinud meile selle asja selgeks, sest olukord on ikkagi ebamäärane. Aga arvestades kogu seda infot ja teadmist, mis on tulnud, oli töögrupp arvamusel, et lihtsalt niimoodi ootama jääda ei saa, ehk teiste sõnadega lihtsalt oodata ja vaadata edasi, kas riigist tuleb suuremat selgust või ei tule, et see ei saa olla hea ja õige tee. Ja sellest tulenevalt võib-olla esimene ja kõige prioriteetsem siis ettepanek, mis töögrupist selgus, oligi see, et viivitamatult tuleks algatada Kuusalu valla haridusvaldkonna arengukava uuendamine, kaasates selleks lisaks kohalikele ekspertteadmisele ja asjatundjatele, kellest suur osa oligi selle töögrupi koosseisus, kaasata ka väliseksperte ja väga konkreetne eesmärk oleks see, et selles arengukavas, kes on sellega tutvunud, teab, oli
3 arengutsenaariumit tegelikult kaardistatud tulenevalt 2010 ja 2014 haridusfoorumite sisendist ja siis hariduse valdkonna arengukava nii-öelda töögrupist. Aga selles arengukavas ei olnud tehtud arengustsenaariumi valikut ja sellest tulenevalt ei olnud seal ka tegevuskava, kuidas siis seda soovitud arengut saavutada. Seega põhiline eesmärk peaks olema sellel arengukava nii-öelda uuendamise käivitamisel see, et toimuks siis ära see arengustsenaariumi valik ja sinna taha konkreetne tegevuskava, kuidas siis see valik ka ellu viia. Ja tähtajaks arvas töögrupp, et see tuleb käivitada koheselt ja hiljemalt ka selle nii-öelda peatselt algava kooli õppeaasta lõpuks peaks olema see küsimus nii-öelda selge. Kui nüüd natukene detailsemaks minna sellest, siis loomulikult diskussiooni ei saa olla esimese 3 kooliastme ja alushariduse osas, see on selge, et see kodu lähedal, see on omavalitsuse kohustus. Pikem arutelu toimus selle üle, et kui me võtame eelduseks riigigümnaasiumi mittetuleku, siis mis saab gümnaasiumi haridusest Kuusalu vallas. Ja ütleme siis nii, et lapsevanematele ja huvigruppidele positiivse sõnumina võin öelda, et töögrupp oli peaaegu üksmeelsel seisukohal, et gümnaasiumiharidus peab Kuusalu vallas jätkuma. Vallavalitsusele ja vallavolikogule see ilmtingimata ei pruugi nii positiivne uudis olla, sellepärast et see tähendab nüüd väljakutset leida need mudelid, kuidas vald oma raha eest gümnaasiumit peab. Ehk kui selline arengukava, siis arengustsenaarium kehtima jääb. Ehk teisisõnu arvati, et Kuusalu valla arengu seisukohalt gümnaasiumihariduse säilimine on prioriteet, ehk see valik tuleks teha, aga kindlasti tähendab, et see valik hakkab omakorda dikteerima siis seda, kuidas haridusvõrku arendada, millesse investeerida. Pikad arutelud olid sellel teemal, et kas, kui me mõtleme kas või praegu seda osa, kes valivad mingid muud gümnaasiumi peale põhikooli lõpetamist kui Kuusalu, valdavas enamuses, ütleme nii-öelda Tallinna suunas, eks ole ju, et kui reaalne on konkureerida selle haridusteenusega, mida Tallinnas need koolid pakuvad, või eristuda, minna mingisuguse eelkutsehariduse suunale ja nii edasi, ühesõnaga, et siin on mõttetööd ja veel palju ees, ideid juba nii-öelda ideekorje oli edukas, palju ideid tuli, aga sellega on veel vaja palju tööd teha. Ja võib-olla konkreetsete asjadena veel, mis nii-öelda prioriteetidena kirja said, oli see, et hariduse tugisüsteemide konsolideerimine ja arendamine, ühise tugikeskuse käivitamine, töögrupp arvas, et hiljemalt 1. jaanuarist 2019 peaks see igal juhul sellisena töötama. Teise küsimusena, mis sai veel nii-öelda prioriteetsena kirjas, on see, et valla kõigi haridusasutuste majandamise ja halduse nii-öelda tugiteenuste konsolideerimine tuleks käivitada samuti. Ilmselt see saab olema järk-järguline selles mõttes, et kuidas erinevate teenuste puhul võimalik, aga see on juba edasise analüüsi tulemus. Arutleti ka väga pikalt selle üle, et kas peaks kooli juhtimise viima ühe mütsi alla, kui nii öelda, ehk teiste sõnadega administratiivselt oleks üks haridusasutus, loomulikult koolid jäävad nendesse kohtadesse, kus nad toimetavad tegevuskohtade mõttes, aga juhtimise mõttes, et ei tekiks sellist teki erinevasse suunda rebimise ja muid selliseid nii-öelda sündroome. Seal oli arvamusi erinevaid, ma arvan, et see teema saab väga sisuka ja asjatundliku käsitluse selles samas arengukava uuendamise käigus.
võin nii palju öelda, et sellest diskussioonist tuli välja küll see, et kõik on ühte meelt, et koostöö kõigi haridusasutuste vahel, mida, eks ole, ju on 7, peaks olema senisest oluliselt tihedam. Nüüd on küsimus selle mudeli valikus, kuidas see tihedam koostöö saavutada, eks ole ju, kas samamoodi jätkates on võimalik seda tihendada või tuleb seda teha kuidagi teisiti. Ka seal käidi välja erinevaid ideid, aga otsustust ei olnud. Et see oleks võib-olla lühidalt hariduse töögrupi tegevuse kohta. Aitäh! Üks üleskutse tehti veel volikogule ka, et hariduskomisjon oleks vaja tööle saada. Tervist! Mina olen Ingeldri Naug ja juhtisin siis sotsiaaltoetuste ja teenuste töögruppi. Et töögrupis oli veel liikmeteks Alvi Karp, Anne Mölder, Ene Rebane, Heigo Viia, Kaia Ustav, Küllik Enok, Maria Prääts, Elini Eermaa, siis Aigi Reinomägi, kes ka protokollis ja mina siis töögrupi juhina. Et ma arvan, et meil oli hästi selline mõnus ja sisukas vestlus, ka väga mugavatel diivanitel. Teie pidite toolide peal istuma. Et ma tänan kõiki grupis osalejaid. Et ma arvan, et oli selline tuumakas see meie kohtumine. Ja meie panime tõepoolest, üritasime nagu hästi kontsentreeritult tehagi need 4 prioriteeti. Et nendeks 4 prioriteediks sai siis valdkonnas laiemalt teenuste arendamine, siis eluasemete ja tegelikult nagu laiemalt vallavara selline arendusplaan, et selle tekitamine, siis 3. nagu laiemalt sotsiaalvaldkonna prioritiseerimine ja 4. tõime siis välja Kuusalu selle hooldekeskuse või pansionaadi, kuidas siis keegi ütleb selle teema. Aga nüüd siis igast sellest 4 prioriteedist natukene lähemalt. Et selle sotsiaalvaldkonna abivajajatele tegelikult nagu kvaliteetsete ja vajaduspõhiste teenuste pakkumine on kogu selle asja nagu niisugune A ja O ja sellepärast, kui Moonika palus, et palun tooge nüüd üks asi välja, et siis me tegelikult nagu selle tõimegi välja, sest olgem ausad, sotsiaalvaldkonnas tõenäoliselt neid abivajajaid vähemaks ei jää. Tegelikult neid tuleb juurde ja ka neid erinevaid teenuseid, mida pakkuda, ma usun, et pigem ajas lisandub. Et kuna meil oli töörühmas ka palju komisjoni liikmeid ja palju inimesi, kes igapäevaselt nagu sotsiaalvaldkonnaga tegelevad, et siis võib-olla nii mõnedki need ettepanekud teenuste arendamise osas olid ka suhteliselt konkreetsed. Et näiteks päevahoiu ja intervallteenuse pakkumine, mis oma nagu sisult tähendab seda, et inimesed, kes lähedasi kodus hooldavad, et neil oleks võimalik ka siis puhata, on see siis 1 päev või siis pikemalt minna ka kuhugi puhkusele. Ja kui meile nagu anti selline vihje, et me võiksime ka sellise võrgustiku koostöö peale mõelda, siis tegelikult see on küll üks valdkond, kus võiks näiteks ka 3. sektori asutustega koostööd teha ja kohe laua tagant tuli selline üks hea näide, et võib-olla võiks need päevahoiu tingimused luua näiteks Kuusallu pastoraadihoonesse, millele tegelikult omavalitsus on ju raha eraldanud siis, kui see kole põlenguõnnetus seal juhtus. Et võib-olla see oleks üks selline konkreetne asi kohe, kuidas võiks koostööd teha. Siis me rääkisime ühest teenusest, mille nimi on kaitstud töö, mis tähendab siis seda, et erivajadustega inimestele luua keskkond, kus nad saavad siis nagu tööd teha, et kas see on siis lühendatud tööaja näol või mingisuguste muude natuke nende jaoks kohandatud nagu asjade näol.
ja siin samamoodi on võimalik tegelikult teha seda koostööd nii ettevõtjatega kui ka kolmanda sektori asutustega. Et miks mitte ei võiks nad teha seda mõne rahvamajas selle jaoks kohandatud ruumides või mõne ettevõtja enda ruumides. Ja siin tegelikult on mõte, et võib-olla kohandada ka mingisugused ruumid, mida saaks näiteks MTÜ Kuusalu Hoolela hallata, et see töö, et nemad ei pea minema töökohta, vaid see töö tuleb nii-öelda siis nende endi juurde. Siis üks teenus, mida veel eraldi välja tõime, on võlanõustamine, et tegelikult olgem ausad, abivajajaid nagu selles valdkonnas on tänaseks tekkinud väga erinevas vanuses noortest inimestest, väga eakate inimesteni ja need probleemid on tegelikult ka nendest kõige lihtsamatest kuni väga keeruliste ja juba nagu suurte võlgadeni, et tegelikult sellega ei saa tegeleda nagu sotsiaaltöötaja oma muude ülesannete käigus, et seda võlanõustamise teenust peab siis lahendama kas teenust sisse ostes või siis vallastruktuuri näiteks lisanduva juristi ametikoha abil või võib-olla on veel selleks mingi kolmas hea võimalus. Ja kuna meil oli ka MTÜ Hoolela inimesi seal töögrupis, siis nemad nagu tõid välja selle, et tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse pakkumise jätkamine, et kui nad teevad seda nagu hetkel projektipõhiselt, siis tegelikult uuel aastal peame mõtlema, et kuidas seda teenust saaks edasi pakkuda, et see sotsiaalvaldkonnas teenuse pakkumine ei saa tegelikult olla selline projektipõhine ülesanne, vaid et ta oleks jätkusuutlik, siis tegelikult peab selle kohustusega, mis meil niikuinii on, tulema ka raha nii-öelda järgi. Siis räägin sellest teisest prioriteedist, et eluasemete ja laiemalt siis selline vallavara arendusplaan, et ma usun, et see tuli võib-olla ka mõnes teises töörühmas välja, et ülevaade olemasolevast vallavarast ja selle selline investeeringu vajadustest ja prioriteetsetest tegevustest tegelikult nagu ütleme, kas puudub üldse või on tugevalt puudulik. Et ei ole nagu sellist pikemat tegevusplaani, näiteks, et mida teha sotsiaalpindadega ja see tegevusplaan peaks olema nagu ikkagi koos sellise ajakava ja katteallikatega, et meil tuli ka töörühma üks küsimus Allikakülast, et seesama näiteks Allika vana vallamaja ja koolimajaga seonduvad plaanid, et me teame, et need hooned on hästi halvas seisukorras või siis ka vallavarana arvel olevate näiteks korterite hetkeolukord, investeerimisplaanid ja samamoodi nagu ajakava, et kas me teeme neid korda, võib-olla on hoopis mõistlik neid müüa, et põhimõtteliselt selline nagu natuke kaootiline olukord valitseb, et just seda arendusplaani, mis võiks olla siis nagu sisendiks sellele, et kui me mingisuguseid projektirahasid taotleme, et millele siis toetuda või mis see suund on, kuhu me liikuda tahame, et see oleks siis selgem. Ja kolmas prioriteet oli siis sotsiaalvaldkonna prioritiseerimine. Selle all me mõtlesime tegelikult seda, et üldse seda sotsiaalvaldkonda nagu senisest enam tähtsustada. Et see hakkab tegelikult hästi lihtsatest asjadest, see hakkab ka sellest, et me oma töötajaid tunnustame rohkem. Kas või see, et kui meil on valla tänupidu, et siis ainult ei saa märgitud meie tublid kultuuritegelased ja sportlased, vaid et täiesti normaalne oleks ka see, et meil on need omad, omavalitsustes on erinev tava, et kas nagu, ma ei tea, sädeinimesi või kuidas kedagi välja tuuakse, et lihtsalt neid sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid inimesi natuke rohkem märgata. Ja parandada ka nagu sotsiaalvaldkonna kuvandit, et Artur tõi ka välja selle turundamise teema, et ütleme siis kas või tõesti niimoodi, et kuidas seda sotsiaalvaldkonda kas või natukene turundada, et võib-olla ongi mõnest eduloost näiteks mõistlik rääkida, või siis näiteks kuidas arusaadavamalt üldse inimestele nagu seda sotsiaalvaldkonda selgitada. Et alates sellest, et ma ei tea, info oleks koduleheküljelt lihtsasti leitav ja ka arusaadav, et sotsiaalvaldkonna inimestel on see tihtilugu nagu selline, hästi arusaadav, aga valdkonna kaugetele inimestele mitte nii väga alati.
ja loomulikult see prioritiseerimine lõpeb ka sellega, et tuleb eelarvet suurendada ja valdkonda tõenäoliselt lisatöötajaid planeerida, et ma usun, et täna me selle vastu keegi nagu ei vaidle. Ja siis 4. prioriteet ongi siis Kuusalu hoolekandekeskus või pansionaat või eakate kodu, kuidas me siis seda nimetame, et see ei oleks nagu vaid paberil kirjeldatud vajadus, vaid ka reaalselt meie tegevuskavas olemas, et hetkel võib-olla tundub, et sellise paaril aastal on see projekt jäänud nagu tahaplaanile, aga et see vajadus on jätkuvalt olemas. Et minu poolt ongi lühidalt kõik. Tere, mina olen Kristo Palu ja mul oli siis au juhtida või pigem koordineerida üldplaneeringu ja vallavara töörühma. Et rõõm näha, et kell on 4:30, aga saal on ikka rahvast täis, aga üritan hästi kiirelt teha, kuna toidulõhnad hakkasid juba ukse kaudu sisse tulema. Et 2 teemat suhteliselt eraldiseisvad ja kuna eesmärgiks oli prioritiseerida neid lähima 3 aasta tegevusi, siis mõnes mõttes üldplaneeringu punktis on seda jube raske teha, sest selle nimetuse, mis on prioriteet, saaks kõigile sellele 5 prioriteedile kirjutada, ehk üldplaneering, et see on vaja lihtsalt ära teha. Ja nii nagu ma ka siin ennem tänast päeva mitmetele huvilistele juba ütlesin, et meie töörühma tänase arutelu sisu ei saa kindlasti olema üldplaneeringu sisu arutamine, vaid ikkagi see, et mis seisus me hetkel selle protsessiga oleme ja kuidas sellega nüüd niimoodi edasi minna, et see ka teatud eesmärk tähtajal siis tehtud saab. Et hetkeseis on siis lihtsalt natuke taustainfoks, et täna 2 endise Kuusalu ja endise Loksa valla üldplaneeringud kehtivad selle sajandi algusest, aga täna on aasta 2018, valdade liitumine oli 2005, aga me elame ikka enne liitumisaegset dokumentide järgi, et see häbiplekk tuleks kindlasti siin likvideerida ja selgelt rohkem nii ressurssi kui jõudu sellesse panustada, et see asi ei vinduks siin ja meie töörühma poolt siis selline target eesmärk või tähtaeg võiks olla, et ikkagi 2021 näiteks, kui lõpeb ka siis selle valitsemisperioodi aeg, et me saame öelda, et volikogu on siis uue üldplaneeringu kehtestanud. Ja lihtsalt kirjeldasime siis natukene etapid ära või sellised soovitused, et kuidas selle teemaga edasi minna. Et teatavasti täna kõige suurem mure on sellega üldse see, et meil ei ole planeerijat. Ehk 2015 leitud hankega planeerijaga on meil koostöö lõpetatud, talvest vist. Ja esimene asi, mis siin tegelikult tulekski teha, on uus hange planeerija leidmiseks, ehk viidega siis valla eelarvele, ehk selleks on vaja ressurss leida ja hange korraldada. Õnneks on selles mõttes, kui lõppes koostöö senise planeerijaga, ei jäänud kogu see teema seisma, vaid töörühmade tasandil töö jätkus. Ja täna on jätkuvalt siis toimetamisel olnud piirkondlike töörühmade poolt elanikelt tulnud ettepanekute siis läbisorteerimine või valikute tegemine. Et siit tekiski siis järgmine küsimus, et kui need töörühmad lõpetavad oma töö ja esitavad oma töö tulemused, et mis siis edasi, oli pikk diskussioon, et kas moodustada siis veel üks uus kooslus, kes aitaks siis valla ametnikel nüüd koostöös siis selle uue planeerijaga siis uus pilt paika panna, ehk see tugi oleks suurem, et see ei oleks ainult valla ametnike peal. Aga ütleme nii, et me ei osanud ka täna väga selle töörühma koostamise printsiipe ette öelda, et kas see peaks olema suunatud siis
jätkuvalt, et meie nii-öelda oma elanikud, aktiivsed elanikud on selles töörühmas või pigem nii-öelda spetsialisti tasandit sisse tuua. Aga igal juhul jah, et selline tugi vallavalitsusele mingi töörühma näol peaks siis jätkuma, et see hoog jälle seal maha ei käiks ja põhimõtteliselt oli veel eraldi otsustuskoht või ütleme, millele tuleb tähelepanu pöörata nii-öelda siis nendes etappides, et kas täna, kui me tegime siin talvel ja sügisel neid eskiisi arutelusid, et kas see materjal, mis seal tol hetkel oli ja kas nende ettepanekute hulk annavad meile võimaluse, et see planeering saab nii-öelda järgmises etapis juba vastu võetud või see tuleks teha ikkagi nii-öelda uuesti selline rahvale näitamine ja testimine, et kas see lahendus nüüd, mis on kokku pandud, on okei, et nii-öelda minna edasi siis kooskõlastamiste etappi. Et see on ka jälle otsustuskoht, et selleks hetkes, kui meil on see planeeri olemas ja see etapp lõpetatud, et see uus lahendus koos nende ettepanekutega kokku pandud, et siis tuleb otsustada jah, et kas vallavalitsus võtab selle vastu ja suunab avalikule väljapanekule või teeme ennem veel ikkagi sellise uue eskiisi arutamise. Ja selles mõttes edasi ongi natuke prognoosimatu see asi, et avalik väljapanek on selline demokraatia vorm, et me kunagi ei tea, et kui palju seal võib tulla vaidlustamisi, mis teemadel ja kui kaua nende menetlemiseks aega läheb. Et seetõttu, ütleme see 2021 võib mõnele tunduda jah, et see on ju 3 aasta pärast, aga senine praktika on ju näidanud ka, et ega siin ilmselgelt lühema ajaga ka ei pruugi väga realistlik see plaan olla. Ja eraldi veel oli meil nii-öelda sisu või tähendab ettepanekuna see, et tuleks ikkagi kaaluda läbi uuesti ka see teede teema selles mõttes, et täna oli ju see mõte, et teede teema jääb kõik teede arengukava osaks, aga üldplaneering siis otseselt seda ei puuduta. Aga ka nende kohtuvaidluste raames, mis meil siin nende teede omandite ja läbipääsudega on, et seal tuleks selline väike juriidiline analüüs ikkagi ennem teha, et kas üldplaneering peab ja kui täpselt peaks kajastama siis ikkagi kogu teedevõrku. Ja põhimõtteliselt üldplaneeringu osas sellised mõtted olid, täpsemalt siis saame veel protokolli need esitada. Ja teine punkt, vallavara, et kuna see on ka hästi lai mõiste, võtsime teadlikult sellise valiku, et keskendusime nii-öelda kinnisvarale või hoonestatud kinnisvarale veel täpsemalt. Ja siin ka teiste töörühmade poolt ennem kõlas läbi, et täna on üks suuremaid hädasid see, et meil ei ole väga täpseid andmeid ja ülevaadet, et mis vara meil on. Selles mõttes jah, et hommikupoolses ettekandes me nägime ka siin, et nii-öelda mis asjad need on, aga mis see sisu seal on, et mis need pinnaandmed, millises seisukorras, mis on see nii-öelda investeeringute, remontide vajadused, et kõik see on täna olemata, et sellega tuleb kiiremas korras tööle hakata. Ja sellised nii-öelda märksõnad või etapid, mis selle teemaga tegelemiseks siis välja koorusid, oli see, et tulekski selline korrektne andmebaas luua, et täna on, ütleme, registrites on mingid andmed olemas ja laias laastus vist on hooned inventariseeritud ja mingid pinnaandmed on olemas, et kõigepealt see nagu üle vaadata, kas sellega on okei, ja nii-öelda siis tõsta need siis kuskil andmebaasi, see võib ka täitsa Exceli põhiselt esialgu olla. Järgmine etapp olekski seesama hoone seisukordade ülevaatus, ehk me peaksime teadma, mis seisundis meil täna need hooned on, ehk me peaksime tekitama sisuliselt igal hoonele oma, nimetame siis seda hoonepassiks, ehk et igal hoone juurde läheb siis see info, mis seisukorras on, sellest tuleb sisend siis selle hoone nii-öelda tuleviku investeeringute vajaduseks. Ilmselt on täna väga nii-öelda puudulik ka nii-öelda hoone kulude temaatika, et meil ei ole võimalik välja võtta detailselt iga hoone kohta, ilmselt tarbimiskulud jah, küll, aga kõik see, mis puudutab hoone nii-öelda ülalpidamist ja haldamist, et kogu see temaatika, et lõpuks me saaksime kvaliteetset analüüsi teha
niisama kulu per ruutmeeter ja neid näitajaid on väga erinevaid ja me saaksime hakata võrdlema, et kui kuskil on kulud hüppeliselt suuremad, et milles need probleemid siis seisnevad. Ja teine teema sellel vallasvara või kinnisvara osas oli siis tegelikult haldamise mudeli küsimus, et mis käis ka siin eelnevate kõnelejate juurest läbi, et täna kõik allasutused, kõik rahvamajad MTÜ-dena toimetavad omaette. Et igaüks siis pusib selle hoonega, aga kas see on kõige jätkusuutlikum, et tegelikult tuleks teha selline analüüs ja põhimõtteliselt ikkagi ühel hetkel ka siis otsus, millise haldamismudeliga siis vald oma kinnisvaraga jätkab. Et kas see on, laias vastus väga lihtsustatult, kas see on tsentraliseeritud, ehk me tõstame siis selle kompetentsi ühte kohta, et on Kuusalu või asulatepõhine, et kus on rohkem kinnisvara koos, et seal toimub väike tsentraliseerimine, need, mis on siis eraldiseisvad, et need jätkavad ikkagi ise. Et selleks oleks vaja selline analüüs kõigepealt saada ja siis ühel hetkel ikkagi teha see otsus. Ja ajaliselt perspektiivis ka, et nagu siin kõikide teemadega oli, et kõigiga on väga kiire ja põhimõtteliselt ikkagi nende andmete vajadus on nii suur, et edasiseid investeeringuotsuseid teha, et ega siin järgmise aasta jooksul peaksid ikkagi need otsused saama tehtud, ja eraldi veel siis ka sisendiks valla struktuuri osas, et ka tänane töörühm leidis, et hädavajalik oleks võtta selline kinnisvara koordinaator või haldur või mis iganes ta ametinimetus on, kes siis hakkaks tegelikult selle valdkonnaga tegelema. Ja etapilt, et üle ei juhtu need asjad, et kõigepealt andmed korda ja siis saab hakata analüüsima ja otsuseid tegema, et inimressurssi on vaja selleks ja selline ametikoht oleks hädavajalik. Meid oli 13 liiget vist kokku ja väga asjalikud mõtteid tuli, aitäh teile selle eest ja minu poolt kõik. Suur aitäh kõigile töögrupi juhtgruppides osalejatele, kogu meie arenguseminari töökale meeskonnale, kui nii võib öelda. Infoks nii palju, et meid oli täna siin kokku 106 inimest, puudusid vaid paar üksikut volikogu liiget, aga ma loodan, et nad osalesid veebiteel, veebivaatajaid oli suurusjärgus 50, kui ma ei eksi, siin vahepeal. Et võib öelda, et see tänane päev on korda läinud. Meil oli eesmärk vaadata tervikut ja luua olukord, kus meil oleks suur hulk inimesi, kellel on tervikpilt ja sama informatsioon. Me oleme nüüd kuulnud samadest allikatest, samu sõnu, samu ideid. Ehk meil on nüüd võimalik edasi minna aruteludega väga, väga selgelt, kuna me teame ühtemoodi asju. Kui ma alustasin tööd Kuusalu vallas, siis mul oli tunne, et minu ette on laotatud tuhandetest tükkidest koosnev pusle ja need tükid on kõik tagurpidi, on palju halle tükke. Eeltöö, mis ma tegin, oli andnud juba päris aimu, mis see pilt on. Tänane päev pööras ümber väga-väga suure hulga tükke, et ma usun, et me nüüd ühiselt me teame, missugune see Kuusalu peaks olema, mis pilti me tahame näha ja milliseks me tahame, et see pilt võib-olla muutuks meie tegevuse läbi. See eesmärk, ma usun, te olete minuga nõus, me oleme sellele kõva sammu lähemale astunud, et see sai saavutatud selle meie ühise töö läbi. Mul on väga hea meel, et me suutsime püsida sellest strateegilistel teemadel. Väga raske on alati, eriti veel nii suure sellise tööka seltskonnaga jääda üldisele. Ikka kiputakse minema sellise detailinajale. Et suur aitäh teile veel selle pingutuse eest, et me suutsime asju vaadata
üldiselt me suutsime seada sihte ja vaid üksikutes kohtades libastusime detaili peale. Aga see on inimlik. Jumal tänatud, me oleme kõik inimesed. Tänase päeva üks märksõnadest, mis ka välja tuli ja mis on väga oluline, on tegelikult lõimumine. Kui te kuulasite, eks ole, töögruppide esindajaid, siis üks ja teine viitas, et aga selles töögrupis, teises töögrupis, et kõik, me näemegi seda, et me ei saa võtta ühtegi detaili ega valdkonda eraldi, see on tervik, ühte muutes muutub ka teine, meil need olukorrad, situatsioonid, inimesed, lahendused mõjutavad tahes-tahtmata ka teist valdkonda, teist lahendust, teist inimest. Ehk siis tervik ongi, eks ole, nende valdkondade sünergia, mis tuli sellest tänasest päevast välja. Hea meel on selle üle, et meil on nüüd millest edasi minna, millest hakata koostama tegevuskavasid ja koostama eelarvet ja tõhusalt tööle. Tänase päeva üks lisandväärtus minu meelest on see, et meil õnnestus luua kohalik folkloor. Kuulsin sellist asja, et minu hommikune kerge naljatoonis esitatud niisugune allegooriline lugu sellest, kuidas Jüri küsib Mari käest teed või kohvi tahad, on tänaseks muutunud juba kohalikuks folklooriks. Selliselt, et Moonika tuleb hommikul vallamajja ja küsib Madise käest teed või kohvi, mille peale Madis ütleb, et teed mitte mingil juhul. Tänase päeva ma arvan, et me võiksime kokku võtta Toomas Alva Edisoni sõnadega. Toomas Alva Edison ütles nii: ma ei ole teinud ühtki tegemist väärt asja kogemata ja ka mul leiutised ei tekkinud kogemata. Nende taga oli töö. Ka meie tänane päev on olnud suur töö, mille tulemusena saame kokku leppida ja lõpuni arutada, pidagem meeles, tegemist väärt asjades. Veel kord, suur aitäh kõigile osalemast, kaasa löömast ja ma tahaksin veel erilist väikest tassiga tänu osutada inimestele, kes aitasid meil seda tänast üritust tehniliselt läbi viia. Ma tänaksin kõigepealt Ulvit, kes ööd kui päevad meiega koos aitas mõelda läbi, kuidas me saame 10 töögruppi, kõik asjad siin majas toimima, nii et aitäh sulle. Siis tänu meie tehnilisele meeskonnale, keda me siin kohe alguses ristisime ülekandegrupiks, sest ühtegi asja ei saa internetti ilma tehniliste teadmistega inimesteta ja ilma tehnilise varustuseta. Ma tänan Rauli, ma tänan Eerikut ja Rasmust, kes kahjuks täna siin ei saa olla. Eerik. Oota, ei. Jah. Nii. Ja täname tassiga ka meie toidlustajad Liinat, kes meie nii-öelda väga ad hoc küsimuste ja selle pidevalt suureneva seltskonnaga sai väga hästi toime ja ma küll ise ei ole jõudnud maista, pean tunnistama, aga ma olen kuulnud, et kõik oli ääretult maitsev, nii et suur aitäh ka Liinale selle töö eest. Liina tuleb kohe, näitab ennast ka. Ma usun, et kõik küll teavad Liinat, aga tassi kätte saamiseks. Nii. Ja üks inimene veel, kellel on tass küll laua peal, ma tean, aga ere tule siia. Et meie verivärske kommunikatsioonispetsialist, kes sai, ma arvan, niisugused tuleristsed, et vähe ei ole. Kas polnud nii? Jah, see jätkub veel. See jätkub veel, aga igal juhul suur aitäh sulle, Ere.
et te teate, siis Kuusalu töökas kollektiiv omab, siin on teised ka andnud, ma ei hakka nimekirja ette lugema, kõik ülejäänud ametnikud teevad suure kummarduse ise, sest see töö on olnud väga hea. Ja veel kord, see oli nüüd taustatöö, need inimesed, kes tausta tegid, aga väga tähtis on see töö, kes teie siin kõik saalis täna olete, see mõttetöö, sest kui ei ole mõtet, siis ei ole ka millestki edasi minna, nii et aitäh veel kord kõigi mõtete, kaasalöömise, kõigi panuse eest. Ja nüüd ainus töö, mis toidab. Õhtusöök ootab. Üks asi on tegemata, et ma tänaks volikogu poolt ka vallavanemat, kes võttis ka ette selle töö, selline üritus organiseerida meile, et mis andis kindlasti nii volikogule kui vallavalitsusele kõvasti mõtteainet. Aitäh!